4. detsember ja siin on tänased 3 kaarti. Valige siis välja, missugune nendest kaartidest kõige paremini resoneerub tänase päeva energiatega või missugune nendest kaartidest võiks sobida hoopis missuguse päeva otsa. Ei ole kohustus valida 1 või 2 või 3. Valige, missugust soovite. Üks kaart juba kukkus välja. Soovige oma 3 soovi või küsige oma 3 küsimust ja kuulake ära, mis kaartidel teil öelda on. Tänase päeva esimene kaart jätkub eilses andmise ja jagamise energias. See kaart on karikate kuus. Äärmiselt hea aeg on jagada. Võib-olla isegi annetuste tegemiseks, võib-olla koristate oma kappi ning annate ära midagi, mida te enam ei taha kasutada. Kui teisest küljest see on kaart ka heategevuse kohta, ehk tuleks teil midagi annetada või aidata kedagi, mitte oma kasu oodates, aga lihtsalt sellepärast, et te näete, et teie olete kuskil külluses ja tuleks aidata seda teist inimest, sest näete, need haljad siin ka jagavad omavahel neid lilli. See võib olla kas või nõuanne või hoopiski saate kellelegi õpetada midagi oma teadmistest, oma oskustest. Fantastiline kaart. Ma loodan, et teil on abi tänastest kaartidest. Kui ma tõmbasin välja kaardi number 2, kukkus teine kaart samamoodi selle koos välja. Kaart number 2 tänaseks päevaks, mis tegelikult kukkus välja, aga teine jäi peale, oli mõõkade 3. Mõõkade 3 on nii-öelda südamevalu kaart, kus te tõsiselt muretsete, kahetsete, nutate ja leinate. Et midagi on tehtud, midagi olematuks teha ei saa. Ja siin on teine kaart, mille koos kukkus, on karikate 7. Karikate 7 on selline kaart, mis räägib valikutest. Te näete igal pool enda ümber hästi palju võimalusi, aga teil ei ole füüsiliselt võimalik neid kõiki võimalusi teostada. Ja siin ongi see üleelamine, et kas te siis tõepoolest elate nii sügavalt üle, et teil on nii palju neid võimalusi, mis te olete lasknud minna, või on see, et te kardate teha valet valikut või arvate, et te olete teinud vale valiku. Tegelikult see on kõik mööduv. Ja siin, nagu te näete, istuge ja võtke aega, et teha see õige valik. Aga kaart number 3 tänaseks päevaks on erak. Erak üleüldiselt sümboliseerib üksikesi paiku või omaette olemist, samamoodi meditatsiooni ja joogat. Päevakaardina see kaart ütleb, et te võite tõesti tegeledagi meditatsiooni või joogaga või lihtsalt puhata kuskil omaette olles, rahusvaikuses, teistest eemal eraldatult. Samas see kaart räägib ka, selle kaardi juurde käib ka see, et seal on ametid, kes teevad väga täppistööd, kes töötavad üksinda, kas need on raamatupidajad, juveliirid näiteks, õmblejad. Et võib-olla tuleb teil ka selliseid töid teha. Ja kukkuski välja sellega koos, kukkus samamoodi, no mitte päris koos, aga praktiliselt samaaegselt kukkus välja. Veel üks kaart, mis on siis müntide 8. Müntide 8 on meisterlikkuse kaart, teie oskuste kaart, mis räägib teie tööst ja oskustest. Ja kui ma nüüd neid 2 kaardi vaatan, siis võib-olla ongi see, et te täna kas eraldute või see kaart soovitab eralduda ja eralduda sotsiumist selleks, et teha oma tööd või teha ära need ülesanded, mis teil on tükk aega tegemata, mis tuleb teil omaette olles ära teha, millega teid mitte keegi teine aidata ei saa.